Tere, mina olen Taavi Pertman ja see on Raharaadio. No nii, tere tulemast taas kord kuulama Raharaadiot. Mina olen Taavi ja tänases saates siis räägime investeerimise põhitõdedest. Ehk siis see ei ole küll kindlasti selline ammendav põhitõde loetelu või midagi, vaid olen võtnud paar mõtet legendaarselt investorilt Warren Buffettilt ja natukene siis mõtiskleme nende üle ja vaatame, mis nagu põhitõed sealt mõtete seest välja tulevad. Et mida siis ka sina võiksid järgida. Ja alustakski kohe siis Warren Buffetti nii-öelda reeglitest. Ehk siis reegel number 1, ära kunagi kaota raha. Reegel number 2, ära kunagi unusta reeglit number 1. Ehk siis hästi suur rõhk on pandud sellele, et ei tohiks oma raha kaotada. Miks see nii on? Ühest küljest see, et kaotust on tegelikult tunduvalt raskem tagasi teenida, kui seda oleks olnud vältida. Ehk siis sisuliselt, kui sa nüüd, kes iganes see oskab ja vitsib, võib igasugu arvutusi teha, et panna sisse erinevad protsendid kaotusi ja erinevad protsendid tootlust, et kui palju oleks vaja, et seda kaotust nii-öelda tagasi teha. Ja kõige selline ilmekam näide võib-olla on see, et kui sa kaotad 50% oma rahast, siis sa pead teenima 100% tootlust, et seda raha tagasi teenida. Kuidas see nii on? Kõige lihtsam näide, et paned 100 eurot sisse, kaotad 50 eurot ära, selleks, et 50 eurost taas kord 100 eurot teha, pead teenima 50 eurot ehk 100%. Ehk siis sisuliselt, kui sul on suur portfell, siis need summad on tunduvalt suuremad, aga point nagu jääb alles, et selleks, et see sama summa tagasi teenida, pead sa teenima tunduvalt rohkem, kui see kaotus oli protsentuaalselt. Ehk siis väldi kaotust. Ja siit tuleb siis selline teine aspekt juurde, ehk siis investeerimisel ei ole mitte tootlus oluline, vaid on oluline tootluse ja riski suhe. Ehk siis mida suurem tootlus ja mida väiksem risk, seda parem deal. Ehk siis kui sa leiad selliseid võimalusi, kus risk on ülimadal ja tootlus ülisuur, siis see on väga hea deal tavaliselt. Tihtipeale muidugi kipub selliste dealide puhul olema see, et sa oled riski valesti hinnanud või seda on sulle müüdud kui mitte olevat. Ehk siis tegelikult selliseid deale väga tihti ei leia ja neid väga palju ei ole. Et selles mõttes tasub ettevaatlik olla. Aga jah, alati on oluline just see riski ja tootluse suhe, mitte ainult tootlus ega ka mitte ainult risk. Et kõige vingemad näited on tavaliselt just need igasugu võrkturundusskeemid või binaarsete optsioonide skeemid või mis iganes mingid petuskeemid, kus lubatakse hästi suuri tootlusi ja öeldakse, et riski pole. Ehk siis teoreetiliselt tunduvad nagu ülihead diilid, aga tegelikult on riskid seal üüratud ja tootlused on tihtipeale välja mõeldud. Et tasub nagu natukene mõelda. Mis minule natukene just eriti, miks see seostus minule selle võrkturundusega, on see, et hästi tihti küsitakse minult nende skeemide kohta midagi. Päris paljud neist on sellised üsna petuskeemi moodi või sellised püramiidskeemi moodi. Ja siis kui nagu vastus tuleb, siis tihtipeale on, okei, ma arvasin ise ka, et see on midagi sellist, aga mul on ainult mingi 500 eurot seal. Ehk siis jällegi siin on see Warren Buffetti reegel, et ära kunagi kaota raha ja antud juhul ma millegi pärast arvan, et see 500 eurot on tegelikult päris suur osa nende inimeste investeeringutest, ehk siis üsna suur kaotus, kui peaks halvasti minema. Ühesõnaga risk ja tootlus, mitte ainult risk ega mitte ainult tootlus, mõlemad tuleks jälgida. Teise sellise põhitõena või põhimõttena jällegi Warren Buffetti mõte, et ära investeeri ärisse, millest sa aru ei saa.
ja tema tõenäoliselt siin üldjuhul räägib siis aktsiatest ehk siis firmadesse investeeringute tegemisest. Et ei maksa osta sellise firma aktsiaid, millest sa nagu aru ei saa, mida see firma teeb, kuidas ta raha teenib ja nii edasi ja nii edasi. Aga eks see põhimõte tegelikult kehtib ka ühisrahastuses näiteks, et kui sa ikka ei saa aru, kuidas see tagasiostu garantii sulle seal toimib, kus see raha tuleb, mis laenu, kellele, kuidas antakse, kas portaal teeb mingit taustakontrolli või ei tee, kas sina peaksid kõike ise otsustama, uurima, analüüsima ja nii edasi, et kui sa nagu mitte millestki nagu aru ei saa seal, siis tihtipeale targem on nagu mitte investeerida. Ja täpselt samamoodi jällegi ka nende võrkturundusskeemide ja igasugu muude skeemidega, et kui sa ikka aru ei saa, kuidas see mudel seal töötab, mis ütleme nii, et siiani peaaegu iga kord, kui ma olen küsinud inimestelt, kes mulle neid skeeme on tutvustanud, ei ole suudetud väga detailselt nii-öelda seda skeemi lahti seletada, kuidas see asi töötab ja nii edasi. Et siis pigem tasub eemal hoida, kui sa ei saa aru. Ja täpselt samamoodi tegelikult ka kinnisvaraga, et kui on ikka mingi ülikeeruline projekt, millest absoluutselt mitte kuidagi aru ei saa, mitte mütsigi ei jaga sellest, siis ei maksa. Aga nüüd põhimõtteliselt seda soovitust saab, või sellele soovitusele saab läheneda nii-öelda kahest aspektist. Ehk siis üks on see, mida ma mainisin, ehk siis, et sa väldid neid investeeringuid, aga paraku kipub nii olema, et kui sa ei ole ühtegi investeeringut teinud, siis sa ei mõistagi peaaegu ühtegi investeeringut. Ehk siis variant B oleks ennast harida ja selleks on kõikvõimalikud koolitused, raamatud, endast targematega suhtlemise võimalused mingite investeerimisklubide kaudu näiteks. Ja miks mitte ühisrahastuse näitel saab ka hästi väikeste summadega nii-öelda katsetama hakata, ehk siis nii-öelda kooliraha panna sisse ja õppida selle kaudu. Börsil, teoreetiliselt saab mõnda fondi panna raha, mis tõenäoliselt eriti hea tulemusega ei lõppe, aga nii-öelda õppimise eesmärgil põhimõtteliselt samamoodi nagu ühisrahastus võiks öelda. Kinnisvara, on natuke raskem juba ja nii edasi. Aga ühesõnaga jah, et kui on nagu võimalik väikeste summadega katsetada ja nii-öelda koolirahaks seda arvestada, siis see variant on ka täitsa olemas õppimiseks. Aga jah, nii-öelda põhitõed võiks siiski juba eelnevalt kuskilt raamatutest, blogidest ja muust kohtadest selgeks teha. Ja siinkohal tasub natukene mõelda ka selle peale, et ma tean, et tihtipeale see, et sa ei saa aru, see jääb nagu alati alles, sest et iga kord, kui sa midagi uut õpid, siis sa saad aru, et on jälle nii palju asju, millest sa aru ei saa. Ehk siis see justkui on selline lõputu tunnel, mis ei lõpegi kunagi, et kogu aeg pead juurde õppima. Et siis, kui nagu niimoodi mõelda, siis ei tohikski kunagi ühtegi investeeringut teha. Et siinkohal võib-olla on mõistlik mõelda selle peale, et kui sa näiteks matemaatikat õppisid põhikoolis, tõenäoliselt sa said aru, ehk siis sa oskad matemaatikat. Aga kui sa nüüd läheksid selle põhikooli teadmisega kuskile ülikooli kõrgema matemaatika loengusse, siis tõenäoliselt sa ei saaks sealt mitte midagi aru. Ehk siis jällegi see õppimine on samamoodi, et tasub aru saada põhitõdedest ja kui sa tahad nüüd midagi hästi spetsiifilist või nüansi asja hakata tegema, ma ei tea, tahad kauplema hakata, et siis sul peabki olema palju põhjalikum taust, sa peadki palju paremini erinevatest nüanssidest aru saama kui nii-öelda passiivne investor, kes paneb igakuiselt mingi summa sisse ja laseb tiksuda. Et selles mõttes jah, sa ei pruugi kõigest aru saada, aga vastavalt sinu strateegiale sa ei peagi kõigest aru saama. Et lihtsalt tee need asjad selgeks, mis sinu strateegia jaoks on olulised. Kui sa ei taha nii-öelda põhitegevusega tegeleda investeerimisega, siis tegelikult piisab ka palju vähematest teadmistest, kui põhitegevusega investoritel vaja oleks.
aga siit läheme siis tegelikult edasi kohe järgmise punkti juurde, mis samuti Warren Buffettilt, ehk siis tema on öelnud nii, et suur hajutatus on vajalik ainult siis, kui investor ei saa aru, mida ta teeb. Ehk siis jällegi tuleme selle sama punkti juurde tagasi, ehk siis kui sa ei tea või sa ei saa aru, mida sa teed, siis võid, ühesõnaga see suurendab hästi palju riski. Võib-olla kõige parem näide see sama võrkturundusskeemide asi, kus inimesed, kes küsivad, ei saa väga aru, millega tegemist on. Nad ei saa aru, mis sellega kaasnevad riskid on, sest tegelikult müüakse neile justkui seda kui riskivaba ja nii edasi. Et tänu sellele tegelikult see risk on seal tunduvalt suurem, sest et inimene ei ole teadvustanud, mis sellega kaasnevad riskid on ja ta on teinud investeeringuid natukene lähtudes valedest asjaoludest tihtipeale. Et see nagu jällegi tuleb ka siin mängu. Ehk siis võrkturunduse puhul jällegi see hajutamine ei mängi väga, ei tule nagu eriti mängu, sest et siis sa pead veel rohkem raha sisse panema ja sa ei jõua kõigi skeemidega tegeleda, ehk siis sa tõenäoliselt kaotad veel suurema tõenäosusega. Aga teiste investeeringute puhul siis pigem just selliste passiivsemate investeeringute puhul on siinkohal just oluline, et kui sa ei saa nagu aru, mis sa teed, siis kui sa üldse ei saa aru, siis ära investeeri. Aga kui sa nagu natukene saad aru, siis on ikkagi vaja hajutada, sest et sa ei pruugi kõigest aru saada. Ehk siis siin antud hetkel ma eeldan, et Warren Buffett on silmas pidanud siin pigem selliseid enda kaliibris investoreid, ehk siis sellised, kellel on suur analüütikute meeskond, kes tegelevad täiskohaga põhimõtteliselt mingi analüüsiga. Neil on aastatepikkune või aastakümnete pikkune kogemus ja nad tajuvad väga hästi, mis turul toimub. Et nemad võib-olla saavad siis aru, mis toimub ja nemad ei pea nii palju hajutama. Aga selline keskmine või isegi alla keskmine investor pigem ilmselt siia kategooriasse ei lähe ja tõenäoliselt, kui sinul neid aastakümneid kogemusi, aastakümnete pikkust kogemust täiskohaga mingit analüütiku tööd ja nii edasi ei ole, siis suure tõenäosusega sa ei saa aru, mis toimub. Lähtu vähemalt sellisel, isegi mitte sellisele lähedale, sellisele tasemele, nagu Warren Buffett seda siin mõelnud on. Küll nüüd, põhimõtteliselt siit võib siis järeldada, et tegelikult sa peaksid hajutama, sest et vaevalt keegi meist Warren Buffettiga samale tasemele küündib. Et me päris ma julgen ausalt öelda, et mina ei ole isegi mitte ligi lähedale sinna, aga jah, see selleks. Aga nüüd mida see nagu suuremas pildis tähendab või mis nagu reegli siit välja võiks nagu võtta, on see, et mida vähem sa tead ja mida suurem risk, seda rohkem peaksid hajutama. Ja see kehtib siis täpselt samamoodi nii aktsiatega, ühisrahastusega, kinnisvaraga, nii edasi. Ehk siis põhimõtteliselt, et kui sul on hästi riskantne diil, siis järelikult peaks sul olema selliseid diile hästi palju või sa peaksid sinna diili panema hästi väikse summa oma portfellist, sest et muidu see võid nagu pange panna üsna suure tõenäosusega. Või kui sa ei tea väga palju sellest diilist, siis jällegi ta võiks võtta kas üliväikese osa sinu sellest portfellist või siis sul on selliseid diile vaja hästi palju. Aga jällegi siin eeldab ka seda, et sa oled nagu aru saanud, mis need põhiriskid seal juures on, sest et kui sa ajutad 100 diili vahel, mis kõik kaotavad sinu raha, siis tegelikult vahet ei ole, sa oleks võinud ka ühte panna ja samamoodi raha kaotada. Et sa pead nagu nii palju pead ikkagi aru saama, et siin on võimalik raha teenida. Et selle osa nagu sa pead kuidagi siiski välja mõtlema ja analüüsima. Aga sellega, et nagu mitte liiga segaseks ajada seda teemat, siis ma arvan, et ma piirduksin nende 3 reegliga. Ehk siis lühidalt kokkuvõttes väldi kaotust. Siinkohal neile, kes mõtlevad, et see on vabandus mitte investeerida,
mainin siiski ära, et kui sa tarbid, siis sa kaotad tegelikult rohkem kui enamus investeeringutega seda teeksid. Ehk siis kindlasti see ei ole vabandus mitte investeerimiseks. Investeerida võiks sellegi poolest, aga nii, et sa ei kaotaks seda raha liiga palju. Ehk siis mingeid riske tasub võtta, aga mitte liiga palju. Risk ja tootlus peaks olema vastavalt tasakaalus. Mida suurem tootlus väiksema riski juures, seda parem. Ehk siis see oli Markovitsi teooria, kui ma õigesti mäletan, kes ütles, et portfelle on võimalik niimoodi koostada, et sama riskitaseme juures oleks tootlus suurem või sama tootluse juures oleks risk väiksem. Et see on nagu üsna hea eesmärk, mille poole sihtida. Teiseks siis investeeri sellesse, millest sa aru saad. Ehk siis kui sa aru ei saa, siis pigem võiks seda vältida. Või kui sa absoluutselt mitte millestki aru ei saa, siis võiks hakata õppima ja selgeks teha endale asju. Ja täpselt samal põhjusel on ka minul olnud pigem soovitus see, et kui sa alles alustad investeerimisega, siis ära hakka panema mingisse 5 erinevasse varaklassi kogu oma investeeringuid, vaid tee üks asi selgeks, investeeri sinna, see on selge, siis summad lubavad, siis mine teise kohta, tee see selgeks ja need asja, et võta nagu ükshaaval neid varaklassi juurde. Sest et kui sa üleöö kõigisse hakkad panema, sa ei saa mitte midagi, mitte millestki aru, siis põhimõtteliselt sa rikud kõiki reegleid, mis me siin täna välja tõime. Sest et sa tõenäoliselt kaotad raha, tõenäoliselt sa investeerid kuhugi, millest sa aru ei saa. Ja tõenäoliselt sa ka hajutad valesti, sest et sul ei ole, enamusel meist vähemalt ei ole kohe alguses nii palju raha, et hästi paljudesse varaklassidesse see korrektselt nii-öelda hajutada. Aga jah, nagu ma ütlesin, 3. punkt siis hajuta vastavalt oma teadmistele ja riskitasemele. Ehk siis mida vähem teadmisi, seda rohkem peaks hajutama ja mida kõrgem risk, seda rohkem peaks hajutama. Ja siis vastupidi, et kui sa 100% tead, kus juhtub, mis tulemus on, siis ilmselgelt piisab vähemast hajutatusest ja kui sa ei tea absoluutselt mitte midagi, siis nagu peaks rohkem hajutama. Ja täpselt samamoodi, et kui risk on väga-väga väike, siis samuti ei ole nagu väga palju mõtet hajutada. Ehk siis kui sa paned pangahoiusele, sul on 2000 eurot, sa paned selle pangahoiusele, siis nagu ei ole eriti mõtet jagada seda mitme panga vahel. Et see nagu riski väga ei vähenda ega mõjuta. Et see idee. Aga sisuliselt ma usun, et kui sa neid 3 põhimõtet järgid, ehk siis ära kunagi kaota raha, ära investeeri millessegi, millest sa aru ei saa ja hajuta, siis sinu tulemus tuleb keskmisest investorist parem ja sa võid üsna rahuloleva südamega öösiti magada ka tõenäoliselt. Et soovitan siis neid 3 punkti järgida. Aga see on nüüd kõigest minu arvamus, ehk siis jällegi on teretulnud kõik mõtted sellel teemal ja erinevad reeglid, mis võib-olla sinu arust tähtsamad on, näiteks mida mina välja ei toonudki üldse. Et tule jaga meiega neid siin samas postituse all kommentaariumis või siis Rahafoorumi kommuunis ehk Rahafoorumi Facebooki grupis ja räägime sel teemal edasi. Et hea meelega kuulaks muid põhitõdesid või reegleid, mis sinu arvates on olulised ja mida ma näiteks täna ei kajastanud siin podcastis. Aga sellega tänaseks minu poolt kõik ja kohtume siis juba järgmises saates. Ciao!